See boonusvideo on esimene osa videodest, mille nimetus on see, kuidas leida aega enda ettevõtte jaoks siis, kui sa töötad täisajaga. Ja tegelikult annab see vastuse ükskõik mille jaoks me tahame aega leida. Aga kui meil ei ole aega, siis tihti öeldakse, et aja puudumine on niisugune lihtsalt vabandus või otsitud põhjus, et vältida millegi tegemist, mida me ei taha teha. Ja kui meil tõesti ei ole aega, siis me peaksime hakkama pihta otsusest, et me tahame mingit konkreetset asja teha, antud juhul siis oma ettevõtlusega alustada või jätkata või kasvatada. Ja peaksime leidma viisi, kuidas öelda siis ei teistele tegevustele. Ja ei ütlemine on vahest päris raske ja see võib olla julm või võib tunduda julm. Ja ometigi me peame seda tegema, kui me tahame saavutada oma elus seatud eesmärke. Ja alles hiljaaegu ma õppisin ühte head valemit või ühte head niisugust loogikat, mida ma sulle hea meelega tutvustan ei ütlemiseks. Ja järgnemas videos me räägime, millele ja kuidas jah öelda. Aga liigume siis ei ütlemise juurde. Kuidas öelda viisakalt ei? Ja niimoodi, et inimsuhted alles jäävad. Ja see koosneb siis 5 sammust. Et esimene samm oleks siis see, et aksepteerida seda palvet, mis inimesel on. Ja tunnustada seda. Näiteks minu käest on küsitud, et kuule, kas sa saaksid mulle laenu anda? Või kas sa saaksid mind konsulteerida või kas sa saaksid minu jaoks midagi teha. Ja esimene asi siis olekski see, et ma lihtsalt kinnitada või üle korrata seda, et okei, et sa soovid, et ma annaksin sulle laenu või sa soovid, et ma sinuga kohtuksin. Nüüd järgmine osa on see, et näita, et sa saad aru. Ehk et või see sama kinnitus, et okei, et ma saan aru, et sul on millestki raha puudu, et mis see võiks olla. Või et ma saan aru, et sa tahaksid minu abi mingi asja tegemisel või sa tahaksid minuga konsulteerida millegi tegemisel. Nüüd järgmine samm sellest on selge ei. Ja ei siis sellele olukorrale, mitte sellele inimesele. Näiteks ma saan öelda, et ma ei laena raha. Või et ma ei soovi konsulteerimisega tegeleda. Nüüd, kui sa lihtsalt seda ütled, siis tekib mulje nagu, et mis värk on mingi ülbikalad või mis sul viga on, miks sa ei või mulle anda, ma ei tea, sott või 2 sotti laenu. Ma tean ju, et sul on raha. Või et sul on ju aeg ometigi, et miks sa ei või muga lõunale tulla. Aga järgmiseks sellepärast ongi vaja järgmisena öelda välja aus põhjus. Ja need samad situatsioonid, mis ma just rääkisin, on näiteks minu elus nagu üsna tavalised. Ja näiteks laenamise kohta minu aus põhjus on see, et me oleme enda abikaasaga otsustanud, et me ei anna teistele inimestele laenu. Ja seda sellepärast, et me on laenamises suhtes konservatiivsed, me tahaksime igal laenule saada tagatist ja kui on tegemist väikese summaga ja lühikese perioodiga, siis ei ole mõtet meil minna notari juurde, mul ei ole mõtet võtta nagu seda aega, et seda laenulepingut kokku panna. Ja kogu see asi tasu meile ära, et see aeg on minu jaoks väärtuslikum. Ja või siis näiteks konsultatsiooni osas on see, et ma aastaid ja aastaid konsulteerisin inimesi päris palju, käisin nendega lõunal ja aitasin neil probleeme lahendada. Aga täna ma seda enam ei tee. Ja minu põhjus selleks on see, et mul on aega vähe. Ja ma soovin oma aega panustada sellesse samasse e-koolituse loomisesse ja oma koolitusettevõtte laiemalt edasi arendamisesse. Ja kui mul sellest aega jääb üle, siis ma soovin seda veeta enda abikaasaga või võtta väikse puhkemomendi, et taastada siis järgmisteks tegevusteks. Ja see on nagu minu see aus põhjendus, sest nii need asjad ongi. Nüüd viimane variant, et inimest siis aidata ja mitte teda lihtsalt minema saata, on anda talle siis omapoolne ettepanek või omapoolne soovitus, et mis ta siis tegema peaks. Näiteks laenamise osas sõltub, millist laenu või mille jaoks tal vaja on. Ma tean mõningaid inimesi, kes annavad välja laenu, ma saan anda nende kontakte, öelda, et räägi nendega.
ja seda ma olen ka viimasel ajal ja järjest rohkem ja rohkem teinud, et ma lihtsalt annan kellegi kontaktid, kes tegelebki sellega igapäevaselt. Või siis konsultatsioonide osas, siin on natuke raskem, eks, et kui ma tean kedagi, kes oskaks sellel teemal aidata, siis ma ütlen selle inimese andmed, aga kui ma ei tea, siis ma ütlen, et ma tõesti ei tea ka kedagi, kes sellel teemal oskaks aidata. Aga kui kellelgi on vaja mingi raamatupidaja kontakti või siis juristi kontakti, või ehitaja kontakti või mingeid muid kontakte siis neid mul on nagu telefoniraamatus olemas või oma telefoni mälus ja neid ma saan nagu nende inimestega jagada, kes minu poole pöörduvad oma abipalvega. Ja ma annan ainult nende inimeste kontakte välja ja sa peaksid kandma ainult selliseid ettepanekuid või soovitusi, mis sa tead, et neid aitavad seda inimest. Et ma ei saa soovitada mingisugust suvalist inimest, kui ma ei ole kindel, et see teenus või see abi, mida ta sealt saab, et see on tõesti tasemel, et see oleks tõesti selline teenuse abi, mida ma ise ka kasutaksin. Aga sellised ongi need 5 sammu siis, kuidas öelda ei. Ja mida rohkem sa õpid ütlema ei, seda rohkem sul õnnestub oma aega vabastada. Ma tean, et minule jaoks oli see ka kunagi väga raske. Ja sellest ma räägin natuke ka järgmises videos, kus me räägime jahi ütlemisest. Kuid aja jooksul tuleb meil nii või teisiti õppida ei ütlema. Seda siis esialgu, kui sa ettevõtlusega alustad, võib-olla enda lähedastele, sõpradele, nendele inimestele, kellega sa seni oled aega koos veetad. Aga kui ma olen juba ettevõtja, siis ma pean õppima järjest rohkem ütlema ei potentsiaalsetele klientidele. Sellepärast, et kui keegi soovib mu käest raamatupidamisteenust, siis ma täna ütlen talle ei, sest me enam ei tegele raamatupidamise ettevõtte kasvatamisega. Ja kui keegi soovib minu käest konsultatsiooni, siis ma ütlen talle ei. Eks ju, kuigi need inimesed võib-olla vahest tulevad nii-öelda raha näpus, eks ju, või nad on valmis maksma selle aja eest. Aga kuna mul on midagi veel olulisemat teha, siis tegelikult on mul lihtne ei öelda. Ja sinu jaoks, kui sa alustad ettevõtlusega, peaks see veel olulisem olema just see ettevõttega alustamine. Nii et tee head otsustamist, mis on sinu jaoks oluline ja head ei ütlemist.